Lenno, kuidas tekkis üldse idee hakata pakkuma kutseliste autojuhtide koolitust? Kuskil 10 aastat tagasi otsisin nagu võimalusi, otsisin teenuseid, turgu, mis oleks nagu kehvas seisus ja mida saaks siis nagu paremaks teha. See oli minu nagu eesmärk. Ja kuna ma sattusin autokoolindusse suhteliselt juhuslikult, siis ma hakkasin nagu nägema, et veoautojuhtidele, kutselistele autojuhtidele, need, kes iga päev on roolis, neil tehakse mingeid spetsiaalseid koolitusi, mida nad peavad iga 5 aasta tagant läbima. Siis ma kuulsin, kui need inimesed tulid koolituselt välja ja siin ja seal, et nad ei ole sellega rahul. Et see koolitus oli igav, see koolitus oli mõttetu raha raiskamine, aja raiskamine ja kõik nii edasi. Kuidas saab nii olla? See on kohustuslik koolitus. Ja siis mul pirn läks põlema. See on minu koht ja minu võimalus. Ma nägin, et kutselistel autojuhtidel on just koolitust väga hästi, väga palju vaja, sellepärast, et kutseliste autojuhtide nagu see seadusandlus ja need reeglid, mis on, need on hästi palju. Ja probleem on nagu selles, et need seadused oleks justkui kirjutatud nagu inimesele, kellel peaks olema juristiharidus või ülikoolis professor. Et aga autorooli keerab tavaline inimene. Ja siis, kui neid selles seaduses maailmas ta on, siis ta loeb neid seadusi, aga aru midagi ei saa. Ja seal ma nägingi seda seda meie sellist kompetentsi kohta, et me peame suutma, oskama neile selle lihtsalt selgeks teha. Ja üks asi veel, mis ma märkasin siis selles valdkonnas olles, on see, et see kategooriaõpe, C ja CE ja D, see ei olnud ka kõige parem, minu arust, kõige paremini korraldatud. Ja siis me hakkasime, ma vaatasin, et tehnika, masinapargid on vanad, õpetajad on väsinud, niisugust nagu eluenergia nagu puudus selles vallas. Ja minu visiooniks oli see, et need koolitused, mida Autosert pakub, oleksid esiteks praktilised, et meil oleks siin mitte ainult teooria baasil, vaid käsi külge. Teiseks kaasa haaravad, et huvitavad ja seda suudavad pakkuda väga head koolitajad ja kasulikud. Ehk siis reaalselt sellised, kui inimene siit läheb ära, ta saab need teadmisi oma töös rakendada väga hästi. Need inimesed, kes siin läbi selle arengu on meie juurde tööle tulnud, nendel ma hindan eelkõige seda, et neil on olemas reaalne see kutselise autojuhi kogemus. Ja me ei hakanud koolitustega ennem pihta, kui me ise hakkasime käima sõitma veoautodega Euroopas, Skandinaavias, terve Euroopa oleme läbi sõitnud koolitajatena. Ja need inimesed ka, kes tööle tulevad siia, siis omavadki seda kutselise autojuhi kogemust. Ja see on juba täiuslik minu arust. Autosert pakub täna täiesti uuel tasemel koolitust. Rääkige palun lähemalt. No minu arust ma ütleks isegi niimoodi, et see on innovaatilisus. Ja see innovaatilisus meie valdkonnas seisneb just selles, kui me võtame neid kutselisi autojuhi, kes iga päev roolis on ja tulevad meile koolitusele, et need seadused, mis on keerulised, toimuvad siin Autoserdis läbi meie protsessi, läbi meie inimeste ja läbi meie meetodite, muutuvad ühtäkki lihtsaks ja vastuvõetavaks informatsiooniks nendele tavalistele inimestele. Ja see ongi nagu see täiesti uuel tasemel, ehk edasi andmine, keeruliste asjade andmine lihtsalt edasi. Kuidas käib tänane õppeprotsess? Õppeprotsess on meil eelkõige siuke nagu praktiline. Loomulikult on ka teooriat. Ja me oleme tootnud hästi palju huvitavaid erinevaid õppevahendeid, nagu näiteks digitaalsete sõidumeerikute õppesimulaatorid, nagu see siin tiksub. Neid on meil firmas näiteks, siin on sõidumeerik, siin on kettaga meerik, see on käigukast ja nii edasi. Õpilased saavad nagu teooriat õppida läbi praktika. Ja me oleme investeerinud nagu sellesse praktilisuse loomise hästi palju. Ja üks meie lipulaev on siuke uus ja äge, siin lähiriikides ka unikaalne koorma kinnituse õppehaagis, mille ka minu kolleeg Priit teeb igapäevaselt suurepärast tööd. Priit, sina oled ju veoseohutuse koolitaja, et milliseid meetodeid sa kasutad ja mida need õpilastele annavad? No alustuseks kõigepealt veoseohutus kui selline on suhteliselt keeruline teema
ja väga paljud koolitusettevõtted hoiavad eemale sellest ja tingitud on ta just nendest faktoritest, et seda halli ala on väga palju ja koolitajad ei ole endas kindlad ning sealt algab ka selline nii-öelda kõrvale hiilimine sellest teemast. Nüüd meie ettevõttes, mis on nagu väga positiivne, on see, et me oleme käinud ennast koolitamas Saksamaal. Meie mentorid selles valdkonnas on sakslased, kus siis võib-olla koormate kinnitamine veonduses öeldakse, et on kõige pingumale krui keeratud ja oleme siis saanud seal teoreetilisi kursuseid, praktilisi kursuseid ja tänaseks me oleme jõudnud sellesse seisu, et me saame siin koolitustel ikkagi suhteliselt kindlameelselt edasi anda neid teadmised, mis on vastutuse pool seadusandluse järgi, mis on koormakinnitusvahendid, erinevate veovahendite tugevusklassid vastavalt Euroopa standarditele ja nii edasi. Võib-olla meie fenomen selles valdkonnas seisnebki selles praktilisuse sidumises teooriasse ja käime ise sõitmas, nagu Lennagi mainis, ja samamoodi siis proovime edasi anda seda teemat siis sellisena, et elust enesest näited sinna kõrvale. Et lihtsalt, et mingi koormarihm hoiab kinni, nendel tingimustel näiteks 2 tonni kaupa, sellest on vähe, et seal peavad olema elulised näited. Just see ise sõitmas käimine koos Priidu ja teiste meie kolleegidega, ma arvan, et see on meile andnud sükse nagu unikaalse väärtuse lõpuks. Me suudame nagu sükse nagu kompoti kõik kokku panna ja inimesed usuvad, kui me räägime. Ehk siis see on õpetajate ja koolitajate puhul nagu ülitähtis. Et kui sa räägid midagi, siis nad usuvad ja respekteerivad ja austavad seda. Kui me sõitmas ei käiks, tunduksime nendele 55-60 aastastele kutselistele autojuhtidele, kes on vanemad, käivad siin võib-olla amatööridena. Aga kuna me käime sõitmas, nad võtavad meid omaks ja see on ülitähtis. Samuti algajate, alustavate autojuhtide puhul nad näevad kohe, et need mehed teavad, millest nad räägivad. Kaarin, kutselise autojuhi maailm on täis igasugu seaduseid. Mis need on ja kuidas õpilased need kõik selgeks saavad? Jah, seadusi on päris mitmeid. Kõige olulisemad on võib-olla siis autoveoseadus ja kindlasti on oluline ka autojuhtidele töö- ja puhkeaja seadus ehk siis Euroopa Liidu määrus 561/2006, kus on siis neil kõik kirjas see, mida nad peavad tegema, kuidas nad peavad tegema, kui palju peavad puhkama, see on kõige olulisem asi, kui palju nad võivad tööd teha ja nii edasi, et need asjad peab saama kutsuline juht selgeks, sest tal on väga raske lihtsalt mida tööd teha. Raskus seisneb siis selles, et tee peal on kontrollid ja tahavad kindlasti teada saada, et kas sa oled puhanud, ega sa ei ole liiga palju tööd teinud, liiga palju sõitnud ja selle tõttu tuleb need asjad autojuhtidele selgeks kuidagi teha. Ja kuidas meie neid selgeks teeme, on siis see, et me kasutame erinevaid viise. Me kasutame joonistamist, me kasutame erinevaid siis nii-öelda värve, et kuidas me märgime siis töö- ja puhkeaega, kuidas me märgime sõiduaegu, et neile jääks selline visuaalne pilt, et mõni inimene on rohkem selline visuaal, tal on lihtsam aru saada, teine inimene tahab just näha seda seaduse punkti. Ja teine asi, mis me teeme jooniste juurde, alati näitame seaduse punkte, et me ei mõtle neid siin koha peal välja, et need on tegelikult olemas ja me teeme loomulikult ka praktiliselt neid asju läbi sõidumeerikutega. Meil on simulaatorid olemas. Me saame neid alati nii-öelda katsuda ise, kõik nupud läbi käia, vaadata, mis on menüüdes, kuidas need asjad toimivad, millised on sellised nipid, kuidas paremini oma aega sättida, et kõik see kokku toetab siis seda autojuhi tööd, et tal oleks lihtsam, et tal oleks kergem, et ta saaks paremini orienteeruda töö ajal, et ta ei peaks muretsema kogu aeg, et kas, mis, kuidas. Ja loomulikult oleme me ka alati toeks ka pärast koolitust, et mis iganes küsimused autojuhil võivad tekkida, et me ei kao ära pärast koolitust, vaid helistab, küsib, kuule, kuidas see oli? Timo, kuidas sai sinust bussijuhtide koolitaja? Nagu ikka siin paljud asjad elus saavad alguse nii-öelda kodust, et meil oli väike pereettevõte. Kui
busside keskel seal üles kasvada, siis see oli nagu asjade loomulik kulg, et ka minust oli ühel hetkel bussijuht. Ja sealt edasi siis tulid teised rasketehnika kategooriad ja ühel hetkel oli asi sealmaal, kus kategooriad enam omandada juurde ei olnud ja tekkis küsimus, mis saab edasi. Ja kogemust siis bussijuhina selle aja jooksul tuli, ütleme siis niisuguse väikse liialdusega 15 aastat, hoolimata sellest, et ma nii noor olen, alustasin hästi noorelt, 21-aastaselt juba siis nii-öelda suure bussi roolis ja sõidetud siis nii veoauto kui siis bussijuhina. Et kuna kategooriad enam omandada ei olnud, siis ainuke loogiline käik oli, et võtame siis õpetamise paberid ja need tuleb samamoodi ükshaaval teha. Ja mina valisin nii-öelda siis pikema, aga odavama tee. Ehk siis võtsin tee Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžisse, kus ma siis nii-öelda õppekäigus sain B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetajapaberid. Sealt edasi siis TalTechis ülejäänud rasketehnika õpetajapaberid. Ja täna siin ma olen. Millised on bussijuhiks õppimise eelised ja kes üldse sobib bussijuhiks? Igaühes saab tegelikult bussijuht. Kuna ma olen siin neid inimesi õpetanud juba siin 100 peaaegu äkki, et on erinevaid inimtüüpe käinud lõpptulemusena, kõik on oma juhtimisõiguse saanud, et täna ma julgen väita, et tegelikult saab igaühes bussijuht. Tahe peab endal olema. Kui on tahet, siis leiame ka võimaluse. Et kui me mõtleme inimtüüpide peale, siis kui hakkame võtame siis nii-öelda kutseeetika, siis iga bussid peab viisakas välja nägema. Sealt edasi järgmine samm, et viisakas välja näha, sa pead olema ka hea suhtleja, viisakas. Ja inimene, kes tunneb, et ta ei suuda väga viisakalt suhelda, on roppuma suuga, siis võib-olla tema tõesti ei ole see inimene, kes peaks bussijuht olema, sest bussid on ikkagi klienditeenindaja ja hea suhtleja siis. Lenno, te pakute võimalust B-kategooria õppes ka veoautoga sõita. Mis on selle eesmärk? Tõepoolest, see on meil välja mõeldud nii-öelda nišš, meie siuke nagu südameasi. Ja meil on eesmärk siis, et kõik B-kategooria õppurid, kes alles alustavad sõitmisega, saavad siis kätte 10 soovitust kutselistelt autojuhtidelt, mis nad soovivad, et väikseste autode juhid teaksid. Ja et seda kõike kinnistada, paneme nad lisaks sellele veel ka suure veoauto rooli, et ta läbi siis selle veoauto tunni mõistaks neid suurte veoautode juhte paremini. See ongi asja point. Selle mõtte andsid meile kutselised autojuhid, veoautojuhid, kui me teeme nende koolitusi siin igapäevaselt. Ja nad ütlesid niimoodi, et liiklusohutuse tunnis tuli kogu aeg välja, et nad omavahel mingi nääklesid kogu aeg. Küll need sõiduautojuhid sõidavad meile liiga ette, siis meie kruiisi kontrollisüsteem reageerib tänapäeva uued tehnoloogiad, et pidurdab automaatselt, auto ise pidurdab, aga kui ta läheks natuke suurema kaarega mööda, siis meie auto ei teeks niisugust automaatset pidurdamist, aga ta ju ei tea seda. Samamoodi liiklusohutustunnist tuli välja see, et parem nurk, et kui on veoauto, on niisugune veoauto kõrval sõidab väike auto või mootorratas ja ta läheb niimoodi, sätib ennast veoauto nina suhtes paremasse nurka, siis veoauto ei näe teda, veoauto juht teda ei näe. Aga tema seda ei tea. Kus tema teab? Sest tema näeb, et suur veoauto sõidab. Aga kui ta teab, et selles kohas ma olla ei või, siis ta hoidub sellest kohast. Nii et me oleme 1 aasta oleme praegu B-kategooria õpet alles teinud, see on meil täiesti värske asi ja meie eesmärk tõesti ongi seal siis see, et anda edasi neile need veoauto juhtide poolt soovitused, neid on umbes 10 tükki, et nad omavahel saaksid liikluses paremini hakkama, mis tähendab lõpuks ka seda, et kogu liiklus on ju ohutum. Ja see noortele pakub väga suurt kogemust ja see on kui me võtame õpilaste käest tagasisidet, siis üle ühe tagasiside me saame teada, et mulle meeldis eelkõige selle õppe juures see, et ma sain suure veoautoga sõita. Kui ta saab B-kategooria load lõpuks kätte, näeb seda suurt veoautot ja juba teab, kuidas ta selle läheduses käituma peab. Et see on meie üks nii oluline asi. Ja kui ma seda räägin, et veoautojuhid, me teeme
B-kategooria õpilastele niisugust asja, siis veoautojuhid ütlevad super, seda peaks tegema kõigile. Mikk, kui palju on teil täna õppesõidumasinaid ja haagiseid? Ja, et tänasel päeval on meil siis 10 soolaautot, pluss siis lisaks 6 haagist, millega me siis teeme igapäevaselt nii-öelda õppesõite. Lisaks on meil siis ka veel 3 bussi, millest üks on lõõtsbuss ja siis meil on ka üks traktor, 3 komplekti siis PE õppesõidukeid ja 4 mootorratast. Ja siis kõige lõpuks on meil ka veel 10 nii-öelda B-kategooria sõidukit, millega siis teeme nii-öelda alustavate juhtide siis õpet. Kuidas käib ettevalmistus sõidueksamiks? Me ei valmista ette inimesi sõidueksamiks, vaid me ikkagi valmistame ette tulevasi juhte iseseisvaks eluks. Et aga küll paraku jah, see enne kui nad jõuavad siin iseseisva eluni, seisab nende tee peal ees see sõidueksam. Et kindlasti meil on nii-öelda koolieksam, erinevad sellised oma süsteemid, eks ole, kuidas me püüame nendelt saada maha siis seda nii-öelda närvipinget, mis inimesi tavaliselt siis nii-öelda eksamiprotsessis mõjutab ja võib-olla siis mõjutab ka nende tulemust nii-öelda negatiivselt. Aga meil siin on selliseid oma teatud motiveerivaid viise, kuidas me proovime siis neid nii-öelda saada või et nad saaks üle sellest nii-öelda eksamärevusest. Kes on teie tänased sõiduõpetajad? Meie tänased sõiduõpetajad on siis kõik tulnud kutselise juhi maailmast. Küll aga Eestis on olnud läbi aegade probleem, et see sõiduõpetaja vanus on olnud nagu üpris kõrge. Mistõttu siis eelmise aasta alguses me valisime hoolikalt välja siis sellised 20 noort hakkajat inimest, kelle me siis koolitasime nii-öelda enda kuludega sõiduõpetajateks. Ja kõik nad on hästi motiveeritud, teotahtelised, hommikul ärkavad rõõmsalt, tulevad tööle, tahavad anda oma panuse selleks, et siis meie igapäevane nii-öelda liikluskultuur oleks parem, inimeste mõttemaailm muutuks ja üleüldi suudaks nii-öelda koos siin igapäevaelus hakkama saada. Ja seda me saame teha ainult siis nii-öelda uute inimestega, kellel on nagu tahtmine ja seda tööd teha nii-öelda. Mikk, aga kui tihti eksamitel põrutakse? Noh, eks seda ikka tuleb ette, et tuleb mingisugune eksimus sisse eksamitel. Aga siin, kui ütleme, et näiteks inimene, kes tahab tulla nagu või valib autokooli, et siis ma soovitaks vaadata nii-öelda Transpordiameti kodulehelt seda sõidueksamite läbivuse protsenti. Et see on alati inimesele hea indikaator, mille järgi valida siis endale autokool. Ja meie ikkagi oleme suhteliselt tõsiselt jälgimas oma protsente, sest see protsent ikkagi annab tagasiside meie tööle. Ja kui me seda asja nii-öelda alustasime, siis ikkagi see sai nagu põhiindikaatoriks, et meie läbivusprotsent peab olema kõrge või kõrgem kui teistel vähemalt, et ikkagi see annab meie tööle selle vajaliku tagasiside ja me saame siis sealt nii-öelda vajalikku informatsiooni, mida siis kasutada oma õppeprotsessis, et muuta seda eksamil nii-öelda eksimist, läbikukkumist võimalikult väikseks. Liisa, kui vajalik ja oluline on täna autojuhiamet? Autojuhiamet on väga vajalik amet, kuna autojuht on see, kes toob meile poodi piima, kes toob meile riided, kõik, mida me eluks vajame, ehitusmaterjalid. Kui veoautojuht ei oleks, siis ei liiguks siin maailmas mitte ükski kaup. Nii et veoautojuht on transpordilüli üks väga olulisemaid osasid. Mis on täna selles vallas kõige suurem puudujääk? Veoautojuht ise on puudujääk, et veoautojuhte on jäänud vähemaks ja jääb aina rohkem vähemaks, sest et veoautojuhid on praeguses seisus vanenev generatsioon ja kuidagi noorte jaoks ei ole see amet praegu enam atraktiivne. Võib-olla on põhjus selles, et noored väga ei tea, mis see töö endast kujutab või siis nähakse liikluses seda veoautot justkui segajat, mingit aeglast masinat, kes takistab liiklust, aga tegelikult on ju veoautojuhi töö see, mida tehakse öösel, päeval, nädalavahetustel. Tegelikult see tavainimene üldse ei adugi seda, kui palju see veoautojuht, kui palju on teda vaja. Et ma arvan, et veoautojuhte kindlasti võiks olla rohkem. Mida sa, Liisa, soovitad, et miks on autojuhi ja bussijuhi amet täna kindel valik? Sest et see on valdkond, mis ei kao. Transpordisektor, see ei kao mitte kunagi mitte kuskile. Ja sellepärast see ongi kindel. Juba ka see, et praegu on Euroopas puudu kuskil 20–25% autojuhte. Et kui sa ükskord need load omale ära teed, õppimine on väga lihtne, väga kiire, väga kaasahaarav
ja kui sa need juhiload omale ära teed, siis sa võid iga kell minna kutseliseks autojuhiks, kas siis bussijuhiks või veoautojuhiks. Kui tihti te korraldate koolitusi? Meil toimuvad koolitused vastuvõtt 2 korda kuus. Tegutseme Tallinnas, Tartus, ka Kuressaares saab veoautojuhiks õppida. Kõige rohkem infot liigub kodulehe kaudu autocert.ee. Seal on kirjas kõik meie koolituskalendrid ja sisukirjeldused, kuidas siis ja mida teha on vaja, et saada õppima. Ja lisaks on meil olemas selline tore koht nagu Autocert TV, mille leiab YouTube'ist. Seal me siis kajastame, käime ise filmimas veoautojuhi tööd, teeme sinna, toodame õppematerjale, sealt leiab minu õppevideod, kuidas ma õppisin veoautojuhiks, kuidas ma õppisin bussijuhiks ja sealt leiab palju muud huvitavat. Lisaks käib ka vilgas tegevus Autocerti Facebooki leheküljel, kus me siis kajastame oma nii-öelda igapäevategevusi. Keda te ootate üldse enda juurde õppima? Kes võiks ühendust võtta? Kõik. Naised, mehed, kellel on vanust vähemalt 21, saavad veoautojuhiks õppida ja kellel on vanust vähemalt 24, võivad tulla bussijuhi kursusele. Me oleme koolitanud välja väga palju veoautojuhte ja me oleme nendele inimestele, kes on tulnud õppima ja töötavad veoautojuhtidena, väga tänulikud. Tule sina ka!